videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi tagumikku pidi Nõmme raadio taburettide või õigemini viisakate toolide küljes kinni. Elu läheb edasi kui võõbatud pall. See on klassikaline ütlemine. Ütles tänane saatekülaline ka ajaloolised sõnad, et suvi sai mööda, millest tal võib olla õigus, ja küsis temaga kohe niimoodi sügavalt silma vaadates, et aga millist ilma ennustatakse jaanipäevaks ja mis mul talle öelda. Hommikul ennustatakse ühte lõuna ajal, teist õhtul, kolmandat, näis mis tuleb. Aga nagu te olete mõistnud, meie käru veereb edasi ja olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust ja seda, et meie herr doktor Viktor Vassiljeviga saame kunstiga maailma võluda. Viktor, mis on siin ilmas uut? Mitte kui midagi, viimase 5000 aasta jooksul ei ole mitte midagi uut toimunud, kõik toimub ikka samamoodi nagu vanastigi olnud, rahvad kaklevad oma vahel, mingisugust verised diktaatorid valitsevad neid ja kõige rohkem siis mingid põlluharijad kannatavad selle all ja sõdadega ongi niimoodi olnud, et igavest ajast igavesti on tsiviiledanikke surma saanud 2 korda rohkem kui sõjamehi. Mitte midagi uut maailmas ei toimu, mis puudutab suve, siis oli ju 2 päeva väga ilusat suve, aga no paljukest seda suve Eestis ongi 2 päeva ja teinekord veel 2 päeva, kokku nädal aega, nii ta ongi, aga sellises kliimas me elame, umbusaldust võib avaldada ainult kliimaministeeriumile, millest tolku pole mitte midagi, sest ilmajaamad on imelikul kombel mitte kliimaministeeriumi, vaid keskkonnaministeeriumi all, nii et segadust kui palju. Ja kliima ei puutu keskkonda üldse. Ei no kliima ilmselt mõjutab keskkonda, ainult et kliimaministeerium on meil juba tükk aega, eks ole, aga Eesti kliima muutunud ei ole, ma ei tea, mis nad seal teevad selles kliimaministeeriumis. Tuletan meelde sündmust nii headele kuulajatele, vaatajatele kui sulle, herr doktor. See oli 60ndatel aastatel, kui Ameerikamaal lõi välk ühe lesknaise majja ja maja põles maha, mille peale see õilis isik võttis kätte ja kaebas kohtusse Jumala. Ja ta võitis selle protsessi, sest tema elukäigus ei leitud mitte midagi taunitavat, mis oleks võinud esile kutsuda Jumala viha. Seega mõisteti Jumal süüdi ja loomulikult mõisteti temalt välja ka kahjutasu tehtu eest, nii moraalne kui materiaalne, ma arvan. Ja kuna tema endaga ühendust eriti ei saadud, siis võeti ühendust kohaliku kirikuga ja öeldi, nüüd maksate selle jama kinni. Ikkagi, võiks öelda Jehova management või esindaja või nii. Ja nii läkski. Huvitav, kuidas meie peame kliimasse ja keskkonda suhtuma, kui meie meediaväljaanded ütlevad, et ühest küljest eestlased on oi kui usuleiged ja teisest artiklist loeme, et oi kui palju meil on tõsiusklikke. No jah, mida keegi usub, eks ole, et eestlane usub ilmateadet, mis ilmselgelt valetab ja eestlane usub seda, mis talle raadiost, telekast ja keskajakirjandusest teada antakse ja ta ongi selles mõttes usklik, usub aga kõike, mis kõva häälega künka otsast öeldakse. Seda küll ja see on üks hullemaid asju, mis üldse inimesega juhtuda võib. Ma saan aru, on teatavad õpetused, no nagu näiteks meditsiinis, et asi peab olema teaduspõhine, mis lihtsurelike keeles tähendab, et kui sa teed nii, siis juhtub na ja praktiliselt alati. No muidugi on erandeid, mis kinnitavad reeglit, aga nii see värk on.
aga kui inimene usub, et noh, nii-öelda pagunitega poisid on targemad kui nemad, vaat siis algab rahva ja ühiskonna allakäik, sest no ei ole midagi parata. See on värdjalik eksikujutlus ja nii tema ka jääb. Peale selle ei ole ju võimalik lubada, tähendab uskuda lubadusi, kui nad võivad kokku leppida oma võimu säilitamise nimel hoopis teistes asjades, kohati lausa perversetes, mis tervikut vaadates ei tohiks kokkuleppe alla minna, sest nad ei sobi kokku äärmisel juhul kujundlikult võttes. Sa võid konstrueerida känguru, aga traavlit sa niimoodi ei saa. Jah, no jällegi pagunitega poisid on olemas absoluutselt igas ühiskonnas, igas inimeste kogumis, olgu see, ma ei tea, korteriühistu või usulahk, ka nendel on usuliider ehk pagunitega ja pika habemega vanamees. Alati on niimoodi olnud, sest keegi võtab vaevaks ronida teiste kukile ja hakata seda karja juhtima ja kari heal meelel laseb seda ka juhtuda. Sellepärast, et nii selle karja iga üksik liige vabaneb suurest vastutusest. Tema ei tea midagi, tema heas usus täitis seda käsku, mis talle ülevalt poolt anti. Nii see on alati olnud, aga mis puudutab seda leskprouat, kes jumalaga kohut kiskus, viletsad advokaadid olid issandal jumalal. Sellepärast, et tegelikult oleks ju pidanud vaatama, kas ikka piksevarras oli või ei olnud, eks ole. Küllap oli. No kuidas siis välkmaja maha põletas, kui oli korralik piksevarras, siis ei juhtu mitte midagi, sest piksevarrad on ikka iga tähtsa ja kõrge hoone küljes ja vaieldamatult iga kiriku küljes, mida mina olen näinud, iga kiriku risti tipus on piksevarras. Ilma piksevarradata kiriku risti pole mina näinudki. Kardetavasti, kuna lugu toimus 60-ndatel, siis võisid olla teised normid. Aga mida veel võiks lisada, see on mul nüüd niisugune ka umpuu tõlge, Hispaania vanasõna. Siukene padu uskliku ja pimeda erinevus on selles, et pime teab, et ta pime on. Jah, aga paduusklik isegi, kui ta on pime, ta on raudpoolt kindel, et ta on nägija. Ja, just nimelt. Ja siis öeldakse, et ei, meie partei oskab, nemad seal üleval ütlesid, meie teame lahendusi, ja no see on küll rohkem Gruusia, eks ole, aga mis puudutab hispaanlasi, nemad peaksid olema tõesti paduusklikud, sellepärast et neid on ikka sajandeid kasvatatud. Keegi kodanik Torkve Maada, eks ole, see põletas lõkkel kõik maha, kelle usk oli nõder või kes uskusid natuke valesti, suur inkvisiitor. Aga tänapäeva hispaanlased, nad ei usu mitte midagi, nad usuvad kahte asja. Üks on fiesta ja teine on siesta. Ja kolmas on mañana, kolmaisus. Huvitav on just see, et Euroopa, see on vanas ladina keeles ja tähistab lihtsalt ida suunda. Ainukene, mis on nendest, kuidas seda nüüd kutsutakse, need on need maailmajaod või nendest E-tähega, ülejäänud on kõik A-tähega, mida on ilus ka nautida ja jääb kangesti mulje, et tegelikult ega see ristiusk ja muu värk ei tulnudki nii väga Lähis-Idast või sealt kandist. Ta ikka võis tulla lausa Hispaania poolt, sest vaata Hispaania vallutusi, paljukest oli inkvisiitoreid Hispaanias, aga mis nad tegid? No peaaegu nagu
no ma ei tea, Lenini prototüüp või paljukest seda Leninit oli pisikest kasvu ka teine, aga terve suure riigi 10 aastateks pani niimoodi paika, et rahvas ei teinud X ega X. Huvitav, miks? No aga seda teevadki ainult pisikest kasvu inimesed nagu Hitler, Napoleon, Putin ja Zelenski, kes on lausa päkapikud, eks ole, teiste riigijuhtide kõrval. Pisikesed, ilmselt on neil mingisugune kiiks, need pisikesed tahavad teha hästi suuri tegusid. Aga mis puudutab jah, hispaanlasi, päris huvitav rahvas küll, aga ristiusk, see tekkis tegelikult, üks esimesi oli kopti usk ja see tekkis juba vanas Egiptuses. Monoteism tekkis juba siis, kui Ehnaton tähendab Amenhotep IV. Võtsin nimeks Ehnaton, tema siis tühistas kõik need Egiptuse jumalad, tekitas ühe ainsa ja nii edasi, sealt siis tekkisid koptid, kopti kirik ja nii edasi. Samal ajal hispaanlased, no nad ei elanud mitte puu otsas, aga koobastes. Mida nemad uskusid, kindlasti mitte kristlased. Võisid küll, Nerha kandi koopad on ju igavesti vägevad, ainult et seal ei elanud vist veel hispaanlased, vaid kes teab, mina olen sellist koobast näinud, et kuskil Hispaanias, Portugali piiril lähedal, et siis viidi meid vaatama, mitte väga kõrgel mägedes, oli sellised koopad, kus öeldi, et seal elab prehistoric man, ehk siis eelajalooline inimene. Me siis läksime, külastasime Historic Man ei olnud kohal. Ja noh, egas ta ka jõua kogu aeg, tal ka oma toimetused ju siin ja seal. Aga neid koopaid on Hispaanias ikka päris palju, kus olevad siis eelajaloolised inimesed elanud. Aga need mõlevad sündmused, nii Nõukogude Liidus toimunu kui Hispaania inkvisitsioon, need on siiski ühte tüüpi sünd. No loomulikult see on repressiivaparaat, kus juures nii ühel kui teisel juhtumil ta represseerib inimesi ideoloogilistel kaalutlustel, kes toetab ametlikku ideoloogiat, see on õige, kes ei toeta ametlikku ideoloogiat, läheb kas lõkkele või Siberisse. Jah, ja ametlik ideoloogia, nii nagu näiteks õilist teost 1984 kirjeldab, võib keerata külge suvalisel momendil. Muide, mul tuli pähe praegu provokatiivne või õigemini nahaalne või õigemini hull küsimus. Viktor, sa oled tükk aega olnud Riigikogus. No 12 aastat istusin, nagu öeldakse, kellast kellani. Otsid jõu. Ja nii kaua, kuni sain terveks ja tulin ära. Jah, aga kas sina mäletad ka, millised Riigikogu toetusrühmad või kuidas? Seda ei mäleta mitte keegi, sellepärast, et Riigikogu toetusrühmi on umbes 1,5 korda rohkem, kui on Riigikogu liikmeid. Aga kas seal oli ka Palestiina toetusrühm? Tol ajal, ma ei mäleta, kas tol ajal Palestiinat küll on, ega igasugused Tiibeti ja mida iganes kõike, mis maailmakaardid leiti, seda ka toetati. Aga enamasti need nii-öelda toetusrühmad, see oli päevaprodukt, et mingisugusel päeval uudiseid lugedes kellelgi plahvatas mõte, et toetaks nüüd seda sündmust, ma tean, naistraktoriste ja teeme siis vastavat naistraktoriste toetusrühma, tuldi kokku, kõige tähtsam oli see, et valiti toetusrühma esimees ja 2 aseesimeest ja nemad kolmekesi läksid siis ülemaailmsele naistraktoristide kongressile Palisaarele näiteks, käisid seal ära riigi rahadega ja pärast seda see toetusrühm unustati igavesest ajast igavesti, aamen. Aga rühm ise kirjade järgi on täitsa olemas. Amicus meus, mina kuulutan nüüd taas seda banaalset tõde, et patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. See tähendab, keegi jeekim avastab, et kuhugi võiks sõita või tekib tal vastupandamatu tung kuhugi sõita. Ta teeb ühele omasugusele, aga pisut vähem nahaalsele ja teisele ettepaneku, poisid, plikad, nüüd teeme, ma ei tea, mis asja toetusrühma.
võtame veel liikmeid juurde, peame koosoleku, lähme, lööme jalaga ukse lahti, nõuame raha, saame raha, sõidame sinna kohta ja tagasi. Ja siis on raha läbi, siis on raha läbi, ongi kõik, aga kuidas need rühmad kokku pannakse, see on ka poliittehnoloogia. Vaata, mina teen naistraktoristide rühma ja ütlen sulle, et tule ligi, eks ole, toeta mind esimeheks ja siis teeme meeslüpsjate rühma. Ja seal oled sina esimees, mina tulen juurde ja valime sinu esimeheks. Ja mina sõidan naistraktoristide rahvusvahelisele kongressile, sina sõidad meeslüpsjate rahvusvahelisele konverentsile. Et siukene kohe nagu nakkushaigus, et mitte öelda vähkkasvaja, mis hakkab võimenduma kuni ma ei tea. Ei, see on ühistegevus, mina toetan sind, sina toetad mind ja mõlemad rõõmsalt nokime riigi raha. Corruption is good when I'm involved. When I'm not involved, corruption is very bad. Bad. Jah, seda küll, aga nagu rääkis mulle kunagi aastaid tagasi üks vana riigikontrolli töötaja, et korruptsioon on ikka progressi mootor. Kui korruptsiooni ei oleks, jääks ühiskond täiesti seisma, areng jääks seisma. Sest korruptsioon, see ergutab inimesi ja eriti just ametnikke leidma uusi innovatiivseid lahendusi rasketele probleemidele. Olematutele probleemidele. Ei on olemas täiesti olemasolevad probleemid, kui näiteks kodanik tahab oma krundil midagi korraldada, ehitada, ma ei tea, Paabeli torni, eks ole. Aga ei ole lubatud, tema läheb siis ametniku juurde ja ütleb, et mina oma suvila krundikesel tahan ehitada Paabeli torni, ametnik otse loomulikult ütleb ei, eks ole. Ja kui nüüd oleks siuke võimalus, et see härrasmees tuleb teist korda ametniku juurde ümbrikuga ja ütleb kuidagi, vaatab talle sügavalt silma ja ütleb, aga kas kuidagi ikka saaks? Ja ametnik ütleb, mis te nüüd, tõmbab selle ümbriku laua sahtlisse ja hakkab mõtlema ja mõtlebki välja lahenduse, mismoodi on võimalik Paabeli torni suvila krundile ehitada ja mõtleb välja täiesti ametniku lahenduse. Ja nüüd ongi järgmine samm raiuda see seadusesse ja elu läheb edasi ja sa mõtle vaid, igal suvila krundil kerkibki Paabeli torn. Ja, tegelikult on lugu vist ühest küljest niimoodi, et riik avastab või loob probleemi. Tähendab, kui see riik siin ükskõik mida. No, saate aru, seal kuskil minnakse igavusest lolliks, otsitakse, avastatakse või toodetakse probleem. Ja edasi hakkab kehtima loodusseadus. Riigi lahendus probleemile on sageli hullem kui probleem ise. Ja samas, vaata, üks asi on korruptsioon, teine on musta raha liikumine, millest ma olen rääkinud ka 10 aastat tagasi või enamgi tagasi. Ja see on, mis laseb inimestel ellu jääda ka tänase riigivõimu tingimustes. Jah, vaat must raha, sellel on väga suur vahe, sellepärast, et üks asi on mingi narkoparun, eks ole, kellel on kohvri täis raha, mis ta on narkotsi müügist saanud, see on kahtlemata must raha, eks ole. Ja selle kohvri täiega, no vanasti ta võis osta selle sularaha eest auto või korteri või maja, mida iganes, eks ole. Tänapäeval natuke raskem, sellepärast, et tuleb deklareerida, kuidas maksti seal ülekandega või sulas, nii edasi, jääb sunnik vahele. Teine asi on see, et näiteks maapiirkonnad, kuskil sul on vaja, et keegi sulle puid saeb või aeda parandab või katust kõpitseb, mida iganes. See oskajaid mehi on külas küll, aga nemad ülekandega midagi ei võta, nad tahavad sularahast saada, sest nemad peavad ka sulli maksma traktoristile, et tema põllukese üles künnab või veel midagi ja seal see sularaha liigub. On see siis nüüd must raha? See on, vaata, see on jälle seesama nähtus, et see ei lase riigil
käppa peale panna ja sealt maksusid riistada, seda küll, jah, aga vaata, kui inimesed niimoodi sularaha eest kauplevad, turul müüb maasikad, mis ta on ise kasvatanud, sularaha eest müüb, eks ole, aga niimoodi hoiavad inimesed endal hinge sees, toidavad oma pere ära ja nad ei lange vaesusesse, ei pea kätt välistama, et riik maksab neile sotsiaaltoetusi, mida iganes, nad ei lähe pahale teele, eks ole, seal naabrimest maha lööma, ei satu vangi, kus nende ülalpidamine läheb riigile maksma 3500 euri kuus. Nii et milles see riik ilma siis jääb, et see kõik toimub riigi nagu nina all, eks ole, aga riik ei pea sellele vähemalt peale maksma. Kas see mäletan ma õigesti, et inimesel on ka see suur vereringe ja see väike vereringe. Vaat ongi jaa, aga vaata, kui me ütleme, et väike vereringe on paha, eks ole, ja lülitame selle välja, no siis inimene ei jõua isegi mitte kõõks teha, kui ta on juba leint loo ja karja kogu oma suure vereringega. Jah, jalaka teeb tsapp ja ilus sitane hing läheb. Suur vereringe ilma väikse vereringet ta lihtsalt ei toimi, aga samamoodi nagu automootoril, no vanasti oli karburaator, nüüd on sisse pritse, aga suurel automootoril võtad piisikese mõttetu karburaatori võtad ära, eks ole, kõik. Ja sinu auto ei liigu mitte kuskile, on hunnik vanarauda. No kui ta just ei ole diisel või midagi, aga noh, eks sealgi ole omamoodi sisse pritsed ja välja imelised. Igasugu jubinaid, jah. Jah, aga nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et tegelikult vaata, reklaamid käivad, osta auto enne kui käibemaks tõuseb, tee niimoodi. Ilmuvad ka pealkirjad, riik võttis vastu seaduse, ma rõhutaksin, nii nagu Andres Raid ütleb, et ega nad ei otsusta, nad võtavad vastu kuskil otsustatu ja siis imiteerivad mõttetegevust, peavad kõnesid, et särada kõnepuldis ürgpika sissejuhatusega ja kui keegi teine seal siis küsib, et mis see küsimus oli, siis on õige vastus, et ei, ma niisama ütlesin hinge pealt ära lihtsalt ja kogu lugu. Ja vaata, nendes oludes, kus me oleme, kui palju on inimesi, kes mõistavad, et olud on sellised, et me oleme sunnitud tegelema riigi loodud aina uuenevates oludes enese säilitamisega või umbes nii. Enamus inimesi selle peale ei mõtle, nad lihtsalt tegelevad oma olemasolu säilitamisega, üritavad nina vee peal hoida, optimeerida makse, leida lisateenistust, koolitada oma lapsi, hoida korras oma elamist ja vaatamata riigi destruktiivsele tegemisele ikkagi ellu jääda koos oma peredega. Ei ole midagi parata, aga Eesti riik on tegelikult üllatuslikult ebatõhus, ta korjab tohutult maksusid, eks ole, maksukoormus on väga suur, palgad on väiksed, nad küll kasvavad, aga inflatsioon on veel kiirem, nii et mul on selline tunne, et riik on sattunud praegu sellisesse nõia ringi, et mida viletsamalt läheb, seda rohkem tõstetakse maksusid, maksud jällegi suruvad palku kõrgemaks, see kõik on tühi raha, inflatsioon, eks ole, nii et ma ei tea, kuhu see asi viib. Ja kui näiteks vaadata, mis Lätis toimub, eks ole, mis mujal maailmas toimub, kui Prantsusmaal Macron üritas tõsta pensioni iga 65 aastani, eks ole, rahvas tõesti tuligi tänavale, kastas hangude ja vikatitega, aga Molotovi kokteilidega, seal põletati autosid, lõhuti vitriine, mida iganes kõike. Kui lätlastel tõsteti juurvilja käibemaksu
nüüd pange tähele, tõsteti juurviljade käibemaksu 5%-lt 12%-le, see oli vähem kui aasta tagasi. Siis oli proteste kui palju, eks ole, pahandust kui palju, aga lätlased ilmselt vaatasid Igaunia poole, Igaunia on siis Eesti, eks ole. Nad naersid, milles siin rääkida, et seda tõstmise ruumi on ikka küll ja küll. Aga meil lihtsalt antakse ametlikus meedias teada, et teie käibemaks tõuseb veel 2% ja Eesti rahvas ütleb mäe. Vaata see meie herr Taro. Alles see oli, kui ta kirjutas alla mingile dokumendile, millega ta pakkus kaitset Iisraeli juutidele, et tulge Eestisse, Eestis on hea rahulik olla. Ja nüüd mõned päevad tagasi jälle pidulikult kirjutab alla 3 Balti riigi evakuatsiooniplaanile. See ei ole mitte omavaheline ümberpaigutused eestlased Leetu, leedulased Läti, lätlased Eestisse. Küsimus on selles, et kui ta ütleb, et juudid tulge siia ja siis organiseerib evakuatsiooni, kas see on kõigile või ainult päris kohalikele? Evakuatsiooniplaane on igal pool maailmas koostatud ja ka Eesti kohta ja Baltikumi kohta on tehtud evakuatsiooniplaane, küll mõtles seda asja Stalin, küll oli Hitleril teatud evakuatsiooniplaan, et kohalikud talumehed minema ja siis sakslastest asunikud asemele. Nii et evakuatsiooniplaane on tehtud küll ja küll, see ei ole tavaliselt mitte rahva päästmiseks, sest rahvast ikka päästab, kui võim vahetub, eks ole, rahvas peaks alles jääma. See on mõeldud ikka selleks, et plats puhtaks lüüa ja mingisugused uued ja väidetavalt paremad või välja kuulutatult paremad asemele istutada. Nii et evakuatsiooniplaan ei ole sellest midagi head. Jällegi iisraellased, mida nad tahavad Palestiinast? Nad tahavadki palestiinlased Gaza sektorist evakueerida, kuhu kurat evakueerida, ükskõik kuhu, peaasi, et plats puhtaks, sest Mooses ütles ju, et talle ütles issand Jumal, see on meie püha maa, kogu see Palestiina. Oi ja ühed Abrahami järeltulijad kõik ja tegelikult on see, nagu ma juba enne saadetki sulle ütlesin, üks vinduma jäänud peretüli ja muud midagi. Ja vaata, kõige tähtsam on ikka see, et tuleb tülli ajada. Üks teisega, vaata, eile oli Maik Kalamus saates ja ma tõin välja selle, et kui Eestis on 10 parteid, siis igal parteil on 9 vaenlast. Ja mida rohkem parteisid, seda rohkem on sul vaenlasi, jah. Ja parteilane ei saa teistmoodi, kui olla lihtsalt poliitiline lits ja leppida kellegagi kokku, et teeme sellele seal ära, siis meie saame suurema portsu, mida? No riigieelarvet või kontrolli või võimu või mida tahes. No kui nad oskaks selle võimuga midagi peale hakata, aga lõpeb kõik sellega, et ükskõik seal pukis ka ei oleks ainult maksud tõusuvad. Meie oludes see võim kipub olema eneseimetluse vorm. Jah, aga jällegi, mida rohkem on neid erakondi, eks ole, seda segasem värke, sellepärast, et kui oleks 33 aastat üks ja sama erakond võimul, eks ole, no siis oleks ju väga lihtne kerge näpuga näidata, näed see erakond ja tema liider, eks ole, et nemad selle riigi kuristiku äärele viisid. Aga kui nad vahetuvad pidevalt, eks ole, no siis ei olegi keegi süüdi. Lihtsalt oleme kuristiku äärel ja keegi ei ole süüdi, eks ole. Aga võtame siin, vaatame nüüd korra monarhia peale valgustatud või no mitte nii väga valgustatud. Kui ta nii väga valgustatud ei ole, siis lihtsalt troonipärija võtab trooni varem üle rahva tungival soovil. Aga põhimõtteliselt vereliin jääb kehtima, kuigi see on ka, vaata, see Romanovite teke näiteks Venemaal ja see, kuidas muutsid oma nime ära Briti monarhid, et mitte liiga saksapärane olla, kuna sakslastega sõditi parasjagu. See oli
issanda aastal 1917, aga kutid on ju samad ja sellepärast ma küsingi, kui siin praegu tulevad aeg-ajalt hüsteerilised karjatused, et rahvaalgatust on vaja, nõuame erakorralisi valimisi. Noh, ja kui paigutataksegi koridoris portreed teise järjekorda, mida see annab? Ja the question is, let me ask. Keda meil on valida? Aga me oleme väike rahvas ja enda seast me valime. Ma ei tea, kõige paremad, kõige kõvemini karjuvad, kõige suuremad sotsiopaadid, aga ainult oma enda seast me valime neid inimesi, kus juures igavesti ja alati, no viimase, ütleme 100 aasta jooksul, kui me olime Nõukogude võimu all, eks ole, no aga kes olid seal partei peakomitees, enamus olid eestlased ja. Aga kui 40-ndal tuli Nõukogude võim, eks ole, no kes siis olid küüdid, ikka eestlased olid need, kes näitasid näpuga, näed, et naabrimehel on traktor, eks ole, või ta on jalgratas, no ta tuleb eksproprieerida ja ära saata. Mina tunnen siit ära ühe teatava teose lõigu, kus Küklop ühest silmast nagu nii pime või tal ei olnudki, karjus, et ise tegin, kui teisest silmast ka ilma jäi, aga valimised või no rahva hääletama urnide juurde kutsumine, nagu neid kutsutakse, neid esemeid. No ja see nii-öelda hääletamine, see on samasugune toiming, nagu ma ei tea, kui me oleksime rohkem nagu kirikusku rahvas. Kirikus on ka teatud rituaalid, mida siis käiakse täitmas ja kummardamas. Urnide juures käimine, see ongi rituaal, mitte midagi muud. No on ja rituaal, ega siin muud midagi. Käid ära ja käid ära, pärast seda on sul siuke õilis tunne, nagu oleks kirikus küünla süütanud. Vaat ei ole proovinud kunagi. Kumba see ei ole proovinud? Küünalt süüdata kirikus. Jah, see on täielik rituaal. Mul on tead, ikkagi vaatamata sellele, et sündinud Stalini surma aastal, võib-olla sellesse surigi vaesekene, ega ei tea. No ei ole mul arusaamist uskumise põhimõttest, sest ei väsi ma kordamas dubito, ergo cogito, ergo sum, aga dubito ei tohi ühegi ideoloogia ajal öelda. Kahtlen, no ei kahtle, sa pead olema ikka täis padu pime usklik. Kuule, aga sügaval nõukaajal, ma ei tea, kas nüüd enamus, aga väga suur osa Eesti rahvast kahtles, aga ta kahtles vaikselt. No kahtles vaikselt. Sellepärast jäigi ellu. Ja seaduskuulekalt kahtles. Ja, aga seadus ta on ju nagu elektripost, ega sellest üle ei hüppa, aga mööda läheb väga lihtsalt. Aga nauditavad olid tollal ilmunud Harri Lehiste kirjutatud kodanik Tsäbo võitralood. Millised kaebused. Siiamaani on killukesi meeles, aga hea meelega võtaks ja loeks neid veel. No ja tol ajal oli kergem huumorit teha, sellepärast, et ikkagi nii öelda vaenlane, keda kõva häälega ei tohtinud nimetada näpuga, ei tohtinud näidata, kõik teadsid, kes on, eks ole, ja ridade vahele andis selle kirjutada. Aga kui sa nüüd tahad võimu kohta midagi kriitilist avaldada, aga kes on see isik, kes on see vaenlane, millise partei juht ja milline partei üldse, kelle kohta võiks siis nagu ühiskonna kriitilist nalja visata? Ei, võib küll, EKRE-t võib kiruda laia lõuaga nagu ise tahad. No näed, su kunagine kolleeg Herr Gräzin oli nüüd läinud reformi tagasi, et mõtted sobivad paremini või maailmavaade või no näis, eks ta räägib sellest. Ja seda küll, aga sama EKRE kirumine, see on sama hea nagu kirikus palvetamine, kes palveid teab, see pobised nad maha ilma mõttesse süvenemata. Mille eest kiruda EKRE-t, mis on EKRE üldse teinud peale selle, et on olemas? Ta on võtnud endale savisaareliku
positsiooni, sest Savisaar laskis ka end südamerahuga kiruda. No siis, kui vanaks ja nõrgaks jäi, siis kaevati kohtusse ka muidugi. No igaüks jääb vanaks, eks ole, ja kui lõvikarja juht jääb vanaks, süüakse ära ju, noh, nii ta on. No jah. Ei ole midagi parata, aga Keskerakond on ikkagi teatud ajaperioodidel võtnud vastu igasugu seaduse regulatsioone, saanud hakkama ühe, teise ja kolmandaga, kas see kõik õige oli, aga märgid on siiamaani püsti, nagu see õnnetus Savisaare kirikeset Lasnamäed, eks ole. Aga EKRE, ta ei ole teinud midagi hääd ega halba, neid on kõvasti karjunud, ta on tõrvikudega marssinud, eks ole, ta on õigeid asju välja öelnud, aga ei õiget ega valet asja ellu viinud. Ei ole. Ma nüüd küsiksin sinult ebakošer küsimuse sinu mainitud Lasnamäe kiriku kohta. Kas see kirik on muutnud olukorda Eestis halvemaks? Ei ole. Kuidas nüüd öelda, ma ei tea, mina ükskord Soomest tulin laevaga, eks ole, ilus päikesepaisteline ilm ja ma tulin laeva tekile, et kus see Tallinn siis on, eks ole, ja esimene asi, mis ma nägin, mitte kilukarbi siluetti, seda näeb natuke teise halsi või teise nurga alt, aga ma nägin mingit Lasnamäe, eks ole, seal paneelikaid ja nende kool kõrgus, õigeusu kirik oma ilusate sibulakuplitega. Kilukarbi siluetti näeb just nimelt Lasnamäelt vaadates. No Pirita poolt vaadates, ja. No mitte niivõrd. Aga Soome poolt ei näe. Ei, Pirita poolt ka, kui sa Pirita pool kuskil mere peal oled, mere pealt näeb, jah. No jah, aga kujuta endale pilti, et no mitte ei võeta vastu, vaid otsustatakse Lasnamäe kiriku seinale panna tahvel, no nii nagu paljudes kohtades on, et aastas kuni aastani elas siin suur, aga selle tahvli peal oli, seda usku oli ka Konstantin Päts, Eesti esimene. Kusjuures Konstantin Päts tol ajal ei olnud mitte mingit Eesti evangeelset õigeusu kirikut, vaid oli ikkagi Moskva patriarhaadi kirik. No jah, aga ta oli õigeusklik, nii nagu ütleme Indrek Bertelson ja neid inimesi on ju meil veel ainult. Mitte veel, vaid tähendab, on tehtud neid küsitlused, eks ole, milline usk on, mis järjestuses nad on. Kõige rohkem on õigeusklikke Eestimaal, see on kõige massilisem usk. Veel massilisem on ainult need, kes üldse kirikusse ei käi. Neid on veel. No jah. Vaata, selle kohta mina ei oska midagi öelda, sina ka mitte. Ainuke asi, mida ma võin siin kuulutada, siis nagu Amenhotep IV, et Jumal on üks. Ja kusjuures see žest on vaata, et islami liigutusi meenutav. Ja seda küll, aga Ramses II likvideeris kõik kirjad, hieroglüüfid, raidkujud ja mida iganes papüürused põletati maha, nii et on jäänud Amenhotepi tegemistest üsna vähe märke, mis me oleme leidnud, aga Ramses II tegi kõik, et ära hävitada ja viia sisse uuesti kõigi teiste jumalate kultus. Amenhotep muidugi oli omamoodi kõva tegija. Temast rääkis päris palju Olga Kaljundi, kelle surm tegelikult oli kole, aga noh, eks iga asi nõuab ohvreid. Aga eks ta rääkis ka nii palju, kui oli teada nendest pisikestest potikillukestest, mis olid juhuslikult säilinud, sest tema elas ja ikkagi 5000 aastat hiljem. No ja Olga Kaljundi elas ju lõviosa oma elust siiski Vene Föderatsiooni territooriumil ja vaat ebaselgetel põhjustel oli ta sunnitud tulema Eestisse, ta õppis ära korraliku suure sõnavaraga eesti keele ja Kontsis pidas ta loenguid, muidugi Amenhotepi tunnetuslik trepp või tunnetuse trepp 5-astmeline, seda oli raske mõista, sellepärast et ilmselt ta oli selle algmaterjali saanud suhteliselt siiski vene keelest ja eesti keelde kõike päris käigu pealt ümber ei pane.
no see oli igal juhul väga põnev asi. aga püramiide annab ehitada sellepärast, et loogilised püramiidid, nad on kõige kergemini mõistetavad, jääb kõige paremini meelde. Nii et igasugu teooriaid on ikkagi illustreeritud püramiididega, kas või Maslowi püramiid. jah, on küll ja legende on igasuguseid, eriti venekeelsed klipid, et kogu maailm on šokeeritud maailma. See on muide kuldlause paljudes venekeelsetes YouTube'i klippides, et ajaloolased šokeeritud, kogu maailma ajalugu kaotas kehtivuse. Ja siis, vaata, see on üks venelase spetsiifiline omadus nendes klippides. Klipp on, ütleme, 15 minutit pikk. Pealkiri on olemas. Šokeeriv midagi. jah, ta on venekeelne, see pealkiri on venekeelne. Vaat siin ongi siuke huvitav asi tõlkes kadunud nii-öelda. Mir Shakirov on, maailm on šokeeritud. Venekeelne sõna mir ei tähenda algselt mitte maailma, vaid väikest kogukonda, meie küla. See ongi mir. jah, sõda ja rahu. Ja, et me lähme seal, anname naaberkülale peksa ja teeme seda всем миром, kogu maailmaga, kogu külaga, me kõik koos. See ongi kogu maailm. Ja vahva on just see, et kogu see 15 minutit on üks lõputu sissejuhatus ja ühe ja sama asja üle rääkimine erinevate piltide taustal. No ja aga kui asjast ei ole midagi rääkida või ei oska rääkida või ei mõista rääkida või ei saa asjast ära. Aga kuulsaks tahaks saada. No kirjut sissejuhatus. ja muidugi mingi, kas järeldused või seda väga kerge teha. 7 lauset järeldusi ja lõppsõna. Ja lõppsõnasse kirjutada kõik, mis öeldud on õige, sest Jumal ise mäe peal andis mulle kivitahvlid selle tõega kätte. jah, ja küllap neid käskusid oli seal rohkem, aga kõik ei tohtinud jõuda rahva kätte. Kõik ei jõudnud, 2 korda anti, esimesed kivitahvlid, neid läksid kaduma, eks ole, ja siis Mooses läks tagasi mäe otsa ja sai teised kivitahvlid, aga vahepeal oli 40 päeva, kus Jumala välja valitud rahvas unustas Jumala. Naised lasid sulatada oma kuldehted, tegid kuldvasika, hakkasid seda kummardama. Mooses tuli kurvalt tagasi ja vaatas, et näed, mis juhtus. Ja see kuldvasikas oligi võtmeisik nii-öelda, sest algses variandis ma arvan, et oli 11 käsku ja see 11. oli, sina ei tohi alla anda. Nii et kui Mooses jahvatas kuldvasika ära, oleks see käsk sattunud rahva kätte, nad kurat oleks uue teinud. Seda korduvalt teinud muuseas ja see sama välja valitud rahvas, kogu piibel koosnebki sellest, et välja valitud rahvas on ikka ära pööranud patu sisse ja Jumala rahus rikkunud kõiki Jumala käskusid, eks ole, nii et ei olnud seal vanal Jumalal midagi muud teha, kui ikka pidi järjekordselt saatma neile veehuputuse ja tulemäed ja maa värisemised, rõvedad tõved, nagu COVID-19 ja nii edasi. Nii et seda on korduvalt maailma ajaloo jooksul juhtunud. Ja jälle kostab kuskilt inimteadvustesse einmal bitte või from the beginning, please. Ja aga tähendab, kui jagada, kui nüüd näpuga järgi ajada kõigil nendel karistustel, mis on Jumal välja valitud rahvale saatnud, siis me jõuame praeguse Gaza sektori juurde. jah. Oot, aga milles probleem? Kõik on ju loogiline. Kõik on absoluutselt loogiline, ainult et kujundlik mõtlemine on meie teadvustest kadunud, meie usume pimesi ja tänu sellele, et meile öeldakse, et seina ei ole ees. Pumm! Aga muidugi huvitav oleks teada, mis on Allahi seisukoht. Ei tea. Sest tegelikult see peaks üks ja sama isik olema. Üldiselt ma tegin kunagi ühe ülevaate suurematest nii-öelda usumuutustest ja seal oli ka kaunikesti ühepikkune periood, mil tuli järgmine suur usk peale. Ja mis puutub nüüd
piiblisse, Koraani, siis ega ma ei oska seda päris täpselt kirjeldada või kinnitada, aga mulle tundub, et Koraan on siiski ajaliselt kohe kindlasti kaasaegsem variant. Oot, Koraan ja piibli vahe on ju selles, et piibli algteksti me ei tea, leiti üles Surnud mere mingisugused need papüürused, seal oli ta kreekakeelne, arameakeelsest pole mitte midagi säilinud ja piiblit on 2000, vähemalt viimase 2000 aasta jooksul mitu korda ümber kirjutatud, aga Koraan, kuna Muhamed teatavasti oli kirjaoskamatu, siis Allah ise kiusas teda mingid 20 aastat, et igal ööl dikteeris talle seda samustki Koraani, nii kaua kuni Muhamedil see asi täiesti pealuu sisse oli kulunud ja ta siis edasi jutustas seda täpselt samasugustele kirjaoskamatutele jüngritele ja algpärane tekst sellesse ei ole lubatud mitte ühtegi konksu juurde kirjutada ega maha tõmmata. Ja mis on ka muide õige ja mis muidugi paneb meiesugustele vägeva piiri ette, et me ei suuda ilmselt Koraani kunagi mõista, sest me ei oska. Selleks peab oskama araabia keelt vähemalt 3 põlve, kui mitte see on rohkem. Esiteks ja teiseks peab mõistma konteksti, mitte ainult tänast, vaid ka 2000 aasta tagust. Muidugi piibli, sa ütlesid kreekakeelne ja nii edasi. Mul tuli kohe võigas mõte, et võib-olla edasi pääses piiblist ainult riigikeelne variant. Loomulikult, sellepärast, et isegi Egiptuse koptidel oli nende ametlik keel oli kreeka keel, eks ole, hiljem Konstantinuse ajal, Konstantinus oli teatavasti see, kes muutis ristiusu Roomas riigi usuks, see oli kuskil 1.-2. sajandil pärast Kristuse sündi, siis oli ladinakeelne piibel ja siis läks asi käest ära, siis kui Luter tuli, siis hakati tõlkima absoluutselt kõigisse keeltesse, araabia keel kaasa arvatud. Ja. Aga tuleme nüüd tõesti jälle Eestimaa peale tagasi, eks meil ole siin ka valimiste usk teataval määral, mis on ka leige, sest ta vist oli kuskil 50% ümber kõikuv. Jaa, aga nii nagu on erinevate usundite tulekul olnud mingi teatav perioodilisus, eks ole, minu meelest kunagi oli mingi 500 aastat, eks ole, hiljem hakkas neid nagu kiiremini peale tulema ja viimasel ajal lausa iga mõne aasta tagant mingi uus väga huvitav usulahke, veganid kaasa arvatud. Aga valimistel on samuti oma kindel perioodilisus, nii et samasugused usulahud. Iseenesest mina olen selle koha pealt ütleme, et konservatiiv, nii nagu, see on muidugi must huumor, Muhamed oli konservatiiv 20 aastat, taoti talle teksti pähe, aga kurat kirjutama ei õppinud. Jäi iseendaks. Mulle meeldib, kui lähed ikka hääletama, siis ekstra vehikulaarselt lokomotseerudes või kuidas seda peaks ütlema, niimoodi jalutad kohale ja siis saab igaüks oma ihusilmaga veenduda, et näe, Lepa tuli, Lepa registreerus. Tänapäeva luterid siis üritavad naelutada valimisjaoskonna uksele omad 10 käsku. Aga ei ole midagi parata, ikkagi valimised, ta on mingil määral lihaseline tegevus. Lähed sinna, eks ole, saad mingi sedelid ja lähed kabiini, näed, tema on ka seal, eks ole, tõmbad selle oma ristikese sinna, lased sinna ja siis vau, nagu oleks kirikus küll pand ja suur õnnistus tuleb sinu peale. Jah, muidugi needus on selles, et see E-ga hääletamine on, M-iga hääletada vist ei tohi. M-iga veel ei tohi, eks ole, aga see M juba kuskil otsa pidi paistab, jah? Jah, võib arvata ja samas olen näinud mina ka pilte ära seletatud nägudega, enamalt jaolt vanainimesed mingi telgiga,
meie olime seal ja meie tegime propagandat. Ainuke asi on, et võiks öelda, et piltide järgi otsustades tühjale saalile, sest publikut nagu ümber ei ole. Jah, vot need on ääretult nõmedad üritused. Kui ma Riigikogus olin, no siis kõige rohkem oli mul vastumeelt see, et erakond peab tegema mingit propagandat. Riigikogu fraktsioon täies koosseisus, eks oli 16 inimest või palju meid seal oli, sõidab kuskile mingisugusesse Kapa-Kohilasse, eks ole, kus kohalikus endises kolhoosi klubis, nüüd Rahvamajas, tulevad kokku, ütleme otse välja, tulevad kokku 10 mutikest, eks ole. No kel ei olnud midagi muud teha, kirikupüha ka ei olnud, eks ole. Nad tulid siis kuulma 16 rahvasaadikut deputaatis vahutavad, seletavad partei programmi, seal mida iganes käike, need siis kuulavad ja no risti ette ei löö, eks ole, aga lõpus siis tänavad ja lahkuvad tänulikult koju laste juurde. Kõige hullem ongi see, et no me jõuame tahes-tahtmata jälle punkti juurde, et mitu inimest siis on tegelikult parteis. No ma kardan, et viimane üksus on see kamp, kellele öeldakse, et nüüd täies koosseisus lähete sinna ja räägite inimestega, aga keegi ei arvesta klassijuhataja seadus, see on Murphy seadustes. Iga ühe kohta, kes tahab rääkida, tuleb 40, kes ei taha kuulata. Kindlasti. Ainult, et kui on tõesti kuskil perifeerias siuke koosolek, kuhu tuleb teatud ühe partei esindajad tulevad rääkima, siis neid kuulama tulevadki need, kes seda parteid toetavad, teised, neid mina kuulama ei lähe. Ja ongi niimoodi, et siis need, kes esinevad, nad seal vahutavad ja üritavad seal midagi kedagi agiteerida pole mõtet, sest need, kes tulid kohale, need ongi need, kes käivad hääletamas oma lihasmälu najal. Jah, tingitud refleks, akadeemik Pavlov. Aga no muidugi see, mis sa ütlesid, see viib teise kirjelduse juurde, mida ma olen ikka ka siin aeg-ajalt välja toonud. Võetakse kokku inimhulk. No ütleme 500, 1000, 5000, 10 000 inimest. Minnakse Toompea sinna Lossi platsile. Maksimum 200, see on rekord vist. 50-60 inimest. On Euroopa Liidu hääletus. No aga millal see oli? See oli ammu. Aga hea küll, minnakse. Jõutakse kinniste väravate ja turvade lähedusse. Ja siis kõnemehed keeravad tagumiku õige objekti poole ja räägivad omadele seda, mida nad teavad. No paremal juhul soovitatakse sinna pitmiku korv kaasa võtta, sellepärast et ats tõmbab lõõtsa ja keegi haleda häälega neiukene laulab midagi, mutikesed püsivad pisaraid. Milleks? Selleks, et jeekimid saaksid lasta kogu publikul näha, kuidas tema selja taga on see, kellele tuleks rääkida. No millele tegelikult, sest ega sinna rõdule või akna peale naljalt keegi tule. Üritused on ju vabal päeval. Enamasti jah, aga isegi kui see on istungi ajal, eks ole, reeglina need, kellele on see asi mõeldud, ei tule, aga kes tuleb, mõni opositsioonitegelane tuleb, EKRE omad tulevad, nemad võimul ei ole, eks ole, et see hääletamisel toimubki ilma nendeta, nemad tulevad sinna publiku juurde ja jutustavad, räägivad, jah. No ja räägivad sama juttu, mis need mida publikumgi oma vahel räägib, seda juttu mõistavad rääkida. Kujuta endale ette, kui niinimetatud valimised toimuksid loomaaias. Kes valitaks? Kuule, mingid pärdikud, ma arvan. Tead, ma arvan, et see, kellel on kõige kõvem hääl. Jah, sellepärast, et loomade hulgast mina ei julge näpuga näidata, kes nendest kõige suurem psühhopaat on.
ega nad on kõik Nad on väga ratsionaalsed. isiksused. Nad on isiksused, aga nad on ratsionaalsed, aga nemad mitte iialgi üks loom ei tapa teist looma idee nimel, vaid ainult sellepärast, et ta tahab süüa, sorry, nothing personal, just business. Kuigi väidetakse, et näed, hunt tuli lambakarja ja tappis ikka tohutu hulga korraga ära. Ja, aga ja ta tappis need mustadeks päevadeks ju. No seda võib ka olla ja samas muidugi nii mõnigi lugu meenutab mulle seda klassikalist Varga riski, kus lööb kioski akna puruks, võtab paki suitsu, aga siis tuleb välja, et 2 kasti konjakit on ära kadunud ja nii edasi. No see on jah, nagu hiired sõid kunagi muuseas, täitsa Eestis juhtunud lugu, et Eesti strateegilise viljareservi sõid hiired ära. Oli juhtum, oli see... Ja ühtegi hiirt kinni ei püütud, et kuskil päeva uudistes teleka kaamerate ees intervjueerida. Tegelikult täitsa müstika. Ja. Riigi viljasalv ja korraga tühi nagu riik ise. Ei, hiired ennegi suuri viljavarusid ära söönud. No siis oleks pidanud, kui nad sõid kõik ära, siis oleks pidanud märgata olema mingisugune massiline lahkumine Läti suunaks näiteks. Jah, hiirte sööks on väga kerge arvata, sellepärast, et hiir, ta ennast nagu väga avalikult ei näitaks ja tšau, pood kuskile peitu, kõik saa teda ei leiagi. Aga miks ta põgenes? Ju ta midagi ära sõi. Ja, must südametunnistus igal juhul, must südametunnistus. Valimised tulevad, suvi tuleb ka, jaanipäev tuleb ka. No, vaatamata kõigele jaanipäev tuleb. Vaatamata kõigele muidugi tingel-tangelt tehakse, sellepärast et sellel grupeeringul, kes nimetab ennast riigiks, on hulk sõpru, kellele tuleb näidata, kuidas neid armastatakse ja toetatakse. Ja vaat see on jälle oma kategooria etendus. Ja muidugi, et nüüd juba erakonnad teevad igasugu telgikampaaniaid, pannakse tänavaristmikule, eks ole, 4 telkeid, siin on Reform, siin on Sotsid, siin on Isamaa, siin on Keskerakond, eks ole, ja kõik siis üritavad jagada absoluutselt mõttetud asju, mingi Hiinas tehtud nänn, eks ole, millega alati valimiste ajal me toetame Hiina kommunistlikku rahvamajandust ja siis sotsid need jagavad tavaliselt klaaskomme, mis on ilmselt, ma ei tea, stomatoloogide poolt sponsoreeritud ja seisavad, jagavad natuke, rahvas tuleb, eks ole, mitte palju korralik inimene, ta eriti ei pööra tähelepanu, selle korralik inimene läheb oma korralikke asju toimetama, aga mõni käib kõik 4 telki läbi, korjab siit topsid, pastakasid, kommisid, veel midagi, eks ole, preservatiivi näiteks ja kõik, kodus lastele läheb kõik vaja ja nii ongi, aga populaarsed kohad, need on muidugi kuskil tööpäeva lõpus suure Selveri mingi muu sellega suurkaupluse ukse ees, seal on hästi palju inimesi, aga jällegi pereema oma nende kandikottidega, tema tead, rehmab käega ja läheb edasi, aga need tublid Eesti valijad, need tublid Eesti valijad, kes on 2 õlut manustanud ja nüüd tulevad poest järgmise õlleportsuga, need tulevad telgi juurde ja need on väga tänulikud, mitte kuulajad, nad on rääkijad ja nemad siis räägivad poliitikute, kes on seal telgis ja vot siis on ka väga imelik olukord, et see ongi see moment, kus see poliitik seisab ja ta kuulab ära kõik, mis sellel joodikul on talle öelda, eks ole, ja laseb ennast sõimata ja pasaga üle valada, ära ei jookse, eks ole, vastu ei vaidle, suurepärased üritused. Tähendab, et kui nüüd võiks jõhkralt üldistada, poliitikule pöörab tähelepanu see, kelle teadvus on meelemürgist
hägustatud. Tal pole targemat teha lihtsalt, tal pole targemat teha. Teine asi, kui sõbrad, eks ole, sauna taga ootavad, millal ta nüüd nende järgmiste õlledega tuleb. Siis ta ei pane tähele. Aga kui ta on lihtsalt ise ennast lõbustanud mõne õllega ja vahepeal näeb, et need sihukest toredad inimesed, kellega saab nagu vestelda, eks ole. Ja kõik, ja ta tuleb ja räägib, ta ei kuula, mis talle vastatakse, ta räägib seda, mis sülg suhu toob, räägib seda, mis ta tahab rääkida ja ta saab otse kohe aru, et näed, need seisavad siin sundseisus, need kandidaadid, deputaadid, eks ole, nendele võib igasugust möga suust rääkida, eks ole, ja ta räägibki kohe südamest. Umbes sama võib ju mõelda ka poliitik püüne peal, kui ta kõva kuulmisega mutikesi värvata üritab. No poliitik ta on ikkagi sunnitud säilitama mingisuguseid viisakusreegleid, poliitkorrektsust, mida iganes kõike, aga see Tobri vali ja kõigi erakondade toetaja, ta ütleb ka igale erakonnale, ma olen alati olnud teie valija, 4 korda ütleb. Temal ei ole mitte mingeid pidureid ega viisakust mitte kui midagi ja tema siis kiidab Putinit, eks ole, kui ta on venekeelne, kui ta on eestikeelne, siis ta ütleb et teie olete seal 10 aastat Riigikogus istunud, eks ole, nüüd olete endal taskud täis varastanud, kindlasti olete ostnud korteri, mille te olete sularaha täis toppinud ja vaat sellist asju räägitakse. Vaat selliseid asju ja sa tuletasid mulle meelde, eile vist lugesin pealkirja, et Sergei Masin esines mingisugusel muusikaüritusel. Venemaal kuskil, Noh, jah. No aga Sergei Masina, miks ta ei või kuskil Venemaal esineda, sellepärast, et vaevalt, et ta seal mingist poliitilisest agendast rääkis, ta laulab vene keeles, laulab mingit laule ja paljukest tal siin Eestis ikka makstakse, aga seal on tublisti suuremad honorarid. Oi jaa, siin piisas ju sellest, et käisid teised pool piiri, kui sattusid siin juba löögi alla. Ja oleneb kes, aga Sergei Masin on ilmselt seda kaliibrit mees, et talle see eriti nagu ei mõju. Et kui teda üritatakse maha lasta, siis ei satuta pihta, ta on liiga väike. Ja võib ka olla. Ja. Aga ma arvan, et täna me võime hakata 3 punkti panema. Ole tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev. Jälle, kes nüüd kõike seda juttu kuulas, vaatas, võis saada koguni targemaks ja muutuda muidugi ka, keemias oli termin, ergastunud olekusse. Ja nii kaua, kui see ergastunud olek kestab, siis pange like, eks ole, ja vaadake ikka meid ja kuulake, sest meie oleme elus ja lähme edasi koos teiega. Ja olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot, et püha sõda läheks ikka edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.